teekond Siurana linna on väga käänuline ja kitsas ja ma üldse imestan, kuidas inimesed sinna selliste suurte matkaautodega lähevad, nagu siin need kuudid on. Et minu jaoks on see täielik müstika, sest ma ei kujuta ette, kui seal 2 tükki üksteisele vastu tulevad või seal kuskil parkida, et igatahes enne seda linna on mitmes kohas tee ääres on parklad ja siis seal nad pargivadki, sest sinna linna, Siurana linna autodega sisenemine on keelatud. Linn on ise imepisikene ja enne linna siis on tasuline parkla. See Siurana on pigem nagu siuke mägiküla, et linn ei ole õige nimetus. Ja siin on siis järgmine siuke tee ääres vännide parkla ja ma tegin nendes kõigis, mis teele jäid, peatuse, kuna ma tahtsin natuke neid kaubikuid ka uudistada. Et oli siuke rahvusvaheline seltskond seal. See parkla on nüüd vahetult enne Siurana linna sisenemist ja see parkla on tegelikult ainult residentidele, et ametlik parkla rahaline, tasuline on siis veel natukene enne seda. Ja siin parklas siis kell 10 tuleb tegelikult see kontrollör, kes kontrollib, kas sa oled resident või mitte, kui ei ole, siis ta palub lahkuda. Siit parklast algavad ka mitmed matkateed ja sellised matkateed, kus siis harrastatakse ka mägironimist. Et noh, köied ja täismäng. Et mina olin siin hommiku mingi 8-9 ajal ja siis nägin ka neid, kes siis matkale läksid, et need siis toodi nii-öelda bussidega kohale, erinevad väiksed pundid inimesi. Koht oli muidugi väga-väga imeline ja kohe selle kõrval siis ongi see linn. Mina olin endale omaselt jälle ulli moodi varakult kohal. Nii et linn veel polnud õieti ärganudki ja ühtegi turisti seal tegelikult sel hetkel veel ei olnud. Nii et sain rahus ringi käia ja uudistada, et kõiksugused söögikohad ja asjad olid ka veel kinni. Aga mulle meeldib niiviisi varahommiku neid ärkavaid linnasid uudistama minna. Nendel automatkadel kuidagi on niiviisi, et see magamine ikka väga hästi välja ei tule. Et ma ei tea, kas see on see, et kuskil kahe kõrva vahel on siuke ärevus turvalisuse suhtes või ma ei teagi mille, et ikkagi ärkab üles suht koht varahommikul, aga samas minnakse ka, saab varem ka magama mindud kui võib-olla kodus, kuna õhtu väga suurt midagi tegelikult teha ei ole. Kui niiviisi omapäi koeraga reisid, et õhtu ongi, et mingi hetk läheb suht koht vara pimedaks ja siis mida seal enam ringi hulkuda. Et teed oma õhtutoimetused ära ja sööd ja mina reeglina siis õhtul nii-öelda loen ennast magama. See nüüd on kohe selle küla algus ja seal on siis parkimine ainult residentidel, aga mina parkisin ka sinna, kuna ma käisin linnas hästi-hästi lühikest aega. Et ma tõesti tegin ulmekiirelt selle tiiru ära
ja noh, kell oli veel ikka väga-väga vähe, et seal lihtsalt kedagi väga ei olnudki sel hetkel, kui ma seal olin. Et kui tulla nagu hiljem, et noh, ma ei tea, peale 8, 9, 10, siis ei ole see mõeldav, ma arvan, et siis no ei lastagi. Ma läksin veel uuesti tagasi sinna parkimisplatsile peale seda küla külastamist, kus ma olin käinud siis ka hommikul. Ja siis nüüd tuli tegelikult, kell juba tiksus 10 poole, rohkem oli neid matkajaid ja nüüd tegelikult tuli ka see parkimise korraldaja ja siis tema ütles, et see parkla on ainult residentidele ja et õige parkla on allpool ja ütles, et õige parkla maksab 3 eurot, aga ma ei saanud aru, kas see on päev või siis tund. Nii et mina jõin oma hommikukohvi ära ja siis ma lahkusin. Aga kindlasti on see küla ja kogu see piirkond väga eriline ja väärib külastust. Tasub võtta vahest võib-olla rohkem aega ja läbida või astuda seal ka mõnele matkarajale. Noh, vaated on ikka väga-väga lummavad, et tegelikult need kõrgusevahed olid palju ägedamad, kui siin niiviisi kaadrites tundub. Et see oli kohe kindlasti üks kaunemaid kohti, kus ma sel reisil kohvi jõin. Ja siin ongi siis näha need matkajad ja on näha ka, et neil on natukene niisugust hardcore varustust kaasas ja siin ma juba sõidan tagasi külast välja. Seal külatee peale jääb siis ka üks farm, kus olid nii lambad, kitsed, koerad kui kõike muud põnevat. Mõnikord on nii, et sõidad mööda teed ja siis kõrval on lihtsalt midagi nii ägedat, et tuleb pidada kinni. Ja nii ma siis pidasingi kinni ja sattusin. Seal on kitsed, lambad ja siis taga olid mõned hobused ja siis on ka suured valvekoerad, kes kohe andsid nagu kõvasti märku, et nemad on nüüd siin ja toimetavad. Ja siis siin on vist kiri ka, et umbes mida tohib ja mida ei tohi. See Mont Blanc'i linn on üks tore keskaegne linn, kindlasti tasub sinna minna ja siin oli kohe juba rohkem ka elu. Et turismigrupid ja oli palju mida vaadata ja uudistada ja see parkla, kuhu ma sisse sõitsin, oli siis kohe linna alguses.
kommer som heter Jag flytt till Barcelona, Katalonien. Du kommer se massor med böcker och russor som säljs. Okej? Bom dia. Ja siit siis kohe nüüd on ka näha, et seal teisel pool puude juures ongi siis see parkla, kus oli minu auto. Linna ääres on kohe veel üks sihuke suur tühermaa, mis ka arvatavasti toimib parklana. Hispaanias mööda neid suuri teid sõites on nii tüüpiline, et on mingisugused ummikud, õnnetused, et see on kuidagi nagu nii tavaline. Et kui meil on sellist asja ikkagi sellises mastaabis suht-koht harva ja siis kõik lehed kirjutavad, siis mulle tundub, et seal on see nagu nii igapäevane. Sel reisil nägi erinevaid õnnetusi, mis olid justkui äsja toimunud ja mis olid juba mõne aja eest toimunud. No näiteks see, et mingi rekka on kuskil kraavis on ju ja et ta on seal juba mõnda aega olnud. Et siukseid asju oli nagu hästi palju. Et see oli päris hirmutav.